Mind on tavaliselt süüdistatud alati, olles tallinlanna, et millegipärast on teekond Tallinnast ükskõik kuhu piirkonda mujale alati pikem. Tallinnastele väga meeldib kohtuda kõikidega Tallinnas, aga mul on eriti hea meel, et meil on täna väga väärikas seltskond esinejaid, väga väärikas seltskond eksperte, kes tulid siia mitte ainult Tallinnast. Meil on inimesed, kes tulid Soome Vabariigist, meil on inimesed, kes tulid Norrast, meil on ka Pärnu poiss täna siin saalis olemas. Nii et mul on väga hea meel, et me täna oleme sellise erilise programmi kokku pannud. Meie eesmärk seda konverentsi teha tegelikult on seotud sellega, et me tahaks tuua selle piirkonna ettevõtjate, omavalitsusjuhtide, sihtasutuste juhtide, elanike ette teemad ja punktid, mis vajavad arutelu, mis vajavad arvamusi, mis vajavad ka võib-olla natukene toetust, inspiratsiooni, uusi ideid, lahendusi. Tihtipeale neid võib-olla ise ei näe ja vahest tuleb headest kogemustest õppida ka teiste najal. Tihtipeale ongi jalgratas juba leiutatud ja on vaja seda natukene ainult enda kasuks üles putitada. Aga selle konverentsi teeb ka eriliseks see, et me seekord tegime ta pooleteise päevaseks. Meil on täna hulk ettekandeid, meil on mitu paneeli, meil on üks kaksikarutelu väga olulisel teemal nagu haridus, aga homme on meil paralleelselt toimumas 3 töötuba. Meil on homme ekspordisuunaline töötuba, mida juhib Anneli Andersen oma kolleegiga. Meil on vaimse tervise töötuba, mida juhib Kadri Keerme ja meil on tegelikult kliima- ja energiakonverents. Aga palun, tulge edasi. Et tegelikult on väga erinevad, aga samas väga olulised teemad taaskord laual ja nendes kõigis töötubades lähevad siis teemad sügavuti ja saate juba väiksemas ringis arutleda. Mul on tõesti hea meel tervitada teid kõiki Narva-Jõesuu ärikonverentsil 2023 jätkuvalt muutuv mai. Nii nagu Marika poolt sai öelda, et me korraldame selle konverentsi juba 2 aastat. Eelmine oli meil enam kui edukas ja isegi üllatas meie ootused. Ja ma loodan, et ka selle aastal me ei vii selle saavutatud taset allapoole. Ja selle eelduseks on tõepoolest suurepärased esinejad, teemad, mida me täna kajastame ja loomulikult teie ehk konverentsil osalejad. Selle konverentsi sisu loomisel me lähtusime eelkõige nendest teemadest, nendest probleemidest või võimalustest, mille vastu on nii Narva-Jõesuu linnal kui ka Ida-Virumaal tervikuna teatud huvi ja eesmärgid. Ja mis mulle isiklikult teeb erilist rõõmu just see, et 2 aastaga on meie konverents muutunud rahvusvaheliseks. Sest me räägime täna nii meie kohalikest projektidest ja me räägime ka rahvusvahelistest projektidest, sest meil on täna siin saalis meie head kolleegid ja sõbrad Soomest, Lätist ja Norrast, kes räägivad nende projektide edulugudest. Kõik see ootab teid ees, aga kõigepealt ma tahaks anda ülevaate sellest, kus Narva-Jõesuu linn on hetkel ja mis on meie nägemus ehk kuidas me vaatame tuleviku poole. Narva-Jõesuu linn on pindala järgi 3. linn Eestis. Me oleme isegi suurem pindala järgi kui Tallinn. Ma olen enam kui kindel, et paljud siin viibijad sellest ei teagi. Kui rääkida elanike arvust, siis esimese mai kuu seisuga on meil rahvaarvuks 4803 inimest. Ja me oleme selles mõttes ainus omavalitsus siin Ida-Virumaal, kus juba 3 aastat järjest elanike arv kasvab pidevalt. Ja meie linna eelarve suuremad tuluallikad on siis kõigepealt tulumaks. Kinnitatud eelarve kohaselt me saame selle aasta lõpuks me saame 3,6, aga juba selle aasta esimene kvartal näitas, et tõenäoliselt tänu rahvaarvu kasvule me saame isegi rohkem ja teine suur tuluallikas on loomulikult ressursimaks või ressursitasud, sest Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvad nii elektrijaamad kui ka õlitehased ja meie kõige suurem tööandja on siin linnas Eesti Energia või siis Enefit,
ja teisel kohal on turismisektori esindajad, see on siis Meresuu, Norus, Narva-Jõesuu Medical Spa. Ja kui rääkida meie investeerimisplaanidest, siis on ekraani peal kajastatud suuremad projektid, millega me hetkel tegeleme. See on nii Narva-Jõesuu linna muuli taastamine, uue hariduskompleksi ehitamine. Haridusreformist räägitakse praegu palju, aga meil on väljakutseks juba ammu vanad amortiseerunud nii lasteaia kui ka koolihooned, mida me soovime kas rekonstrueerida või pigem siis uued asemele ehitada. Olgene lennuväli, uus projekt, mida me arendame koostöös Siviaga, mis annab meie arvates suure efekti mitte ainult Narva-Jõesuu linnale, vaid ka tervele regioonile ja ranna- ja spordiinfrastruktuuri arendamine. Kui rääkida aga olulisematest regionaalsetest projektidest, siis loomulikult Sillamäe sadama reisiterminali ehitamine on üks nendest projektidest, mida peab Ida-Virumaa tervikuna arendama. Kui keegi ütleb, et see on ainult Sillamäe linna huvi, siis mina julgen vastu vaielda. Ma arvan, et siin peab pingutama kõik Ida-Virumaa omavalitsused, nii era- kui ka avalik sektor. Siia kuluvad ka muud veeteedega seotud projektid, muul sai juba kajastatud, aga on ootel ka näiteks Toila sadam. Haridusvõrgustiku korrastamine, me räägime siin nii uutest objektidest kui ka hariduse kvaliteedi tõstmisest, sest siin saalis istuvad suurte ettevõtete esindajad ja ma arvan, et nad nõustuvad ka minuga, et siin kohapeal pakutav haridus peab ikkagi vastama ettevõtjate ootustele. Ja ma arvan, et ka siin meid ootab väga suur reform erinevate asutuste tasemel. Ma räägin nii koolidest, lasteaedadest kui ka kolledžitest ja kutseõppe hariduskeskustest. Elumaa arendus Ida-Virumaal on suur turutõrge ja ma leian, et siin kohalik omavalitsus või kohalikud omavalitsused peavad olema ettevõtjatele abiks, kui erainvestor ise ei suuda projekti ellu viia, sest reeglina pangad ei anna laenu või siis investorid mujalt ei tunne erilist huvi Ida-Virumaa vastu, kas või seoses sõjaga, siis kohalik omavalitsus peab appi tulema nii või teisiti. Ja roheliste energiaallikate kasutamise soodustamine. Sellest me räägime täpsemalt. Kui rääkida aga takistustest nii linna kui ka regiooni jaoks, siis meie arvates eelkõige on teemad seotud regionaalpoliitikaga ja Narva-Jõesuu seisukohalt regionaalpoliitikale ei pöörata lihtsalt piisavalt tähelepanu. Eelmine ega praegune valitsus ei tegele meie arvates piisavalt regionaalpoliitikaga ja kui me vaatame, mis otsused endine valitsus on teinud aastal 2018-2019, tõmmates koomale põlevkivisektorid. Ja kui me mõtleme, kuhu me oleme jõudnud eelmisel aastal ehk energiakriisi ajal, siis võib asuda seisukohale, et need otsused ei olnud pehmelt öeldes õiged, eks ole. Ja siin ma pean nõustuma meie Eesti Vabariigi presidendiga, kes on samuti öeldud, et kui oli plaan asendada põlevkivisektorit, siis oli vaja kõigepealt midagi asemele panna. Nii. Kui rääkida aga ressursitasudest, millest sõltuvad paljud siin paiknevad kohalikud omavalitsused, siis enne valimisi oli pidevalt kuulda, et oleks igatepidi õiglane, kui kohalikud omavalitsused siin Ida-Virumaal hakkavad rohkem ressursse saama. 2 valitsuse liiget on isegi möödunud sügisel esitunud valitsuse eelnõu, mille kohaselt nad tahtsid need piirmäärad tõsta. Ja tollane keskkonnaminister Madis Kallas ütles, et jah, see on õiglane, peab seda tegema ja toome need ressursitasud tagasi. Pärast 1 kuu enne valimisi kõik poliitikud kõikidest erakondadest on rääkinud väga palju regionaalpoliitikast, rääkisid nad palju ka Ida-Virumaa probleemidest ja valimised on toimunud. Seesama eelnõu jäi kinnitamata uue koalitsiooni moodustamisel
oli kuulda, et võib-olla hakkab rohkem laekuma, võib-olla moodustatakse eraldi ka Ida-Virumaa investeerimisfond. Aga see ei juhtunud. Ja siin ma pean nõustuma minu hea kolleegi vallavanema Tauno Võhmariga, et sõnades räägivad poliitikud küll, et Ida-Virumaa on riigile väga tähtis, aga tegudes on vastupidi. Pakutakse toetuse miljonid, kuid ära haugatakse 100 korda rohkem. Ja uute tasude, uute investeeringute asemel pakutakse nüüd siia regiooni hoopis niinimetatud eriesindaja ehk valitsuse poolne pedagoog, kes mitte läbi haridusreformi, vaid lihtsalt valitsuse poolt hakkab meid siin õpetama. Ja mulle tundub, et antud olukorras on jätkuvalt teatud strateegiliste otsuste puudus. Ja selle kohta on väga hästi öeldud kohalik suur ettevõtja endine peaminister Tiit Vähi, et Ida-Virumaa ministri plaan ei ole hea plaan. Ja jätkuvalt otsustatakse midagi nii nagu teistele tundub, et on Ida-Virumaa jaoks õige, mitte aga nii nagu meil on siin kohapeal vaja. Ja see ongi probleem tegelikult. Kui me räägime muudest takistustest, mida ma pean siin täna mainima, on loomulikult roheenergia või siis alternatiivsete energiaallikate arendamise takistused. Et ühesõnaga Ida-Virumaa on selles mõttes ajalooline tööstusregioon ja tööstusregiooniks ta jääb. Meil on kõik olemasolevad elektrivõimsused olemas ja minu arust me oleme selles mõttes parim koht selleks, et arendada needsamad tulepargid, päikesepaneelide pargid ja muud alternatiivsed energiaallikad. Aga meil on radar, mis segab lihtsalt. Nagu öeldakse meile Kaitseministeeriumist. Veel üks konkreetne näide, 11 aastat tagasi Valvera vallavalitsus on väljastanud üle 100 loa uute tulikute paigaldamiseks ja meie tookord lootsime, et aastaks 2017 hakkavad siis endise Sirgala karjääri territooriumil paiknema mitusada tulikut. Kaitseministeerium aga tühistas tookord kõik need ehitusload, öeldes, et see segab radaritööd. Viimase paari aasta jooksul on veel rohkem piiranguid peale tulnud ja me ei saa lihtsalt seal konkreetset vastust, et miks segab ja kuidas on võimalik selle olukorra ära parandada. Ma arvan, et siin lihtsalt paar ministrid peavad maha istuma ja selle probleemi kas või osaliselt ära lahendama, sest praegu uus valitsus räägib pidevalt sellest, et uus meretulepark, aga jälle bürokraatia tase on niivõrd suur, et üks erakond ütleb, et võib-olla 8 aastat, teine erakond ütleb 10, kolmas, et lausa 15 võtab aega. Aga siin Ida-Virumaal juba ammu oleks võimalik arendada need samad tulepargid. Ja kui keegi Kaitseministeeriumis ütleb, et me kaotame või radar maksab 25 miljonit, aga kui me vaatame, kui palju me kaotame, puht sellepärast, et me ei saa need energiaallikad siin arendada, siis me räägime ikkagi 100 miljonitest. Ja lisaks sellele, mida ma pean siin mainima, on loomulikult seesama suur bürokraatia tase. Minu arust mitte ükski planeering ei tohi kesta rohkem kui 2 või 3 aastat. See, et me tegeleme siin mõnede planeeringutega juba 5 või lausa 7 aastat, kuulge, mitte ükski investor ei hakka nii palju aega ootama, nad pigem lähevad mujale või siis otsivad hoopis teistes riikides need võimalused. Ja lisaks sellele teeb väga suure muure meile ka see, et toetusmeetmete valmistamise kiirus ja nende elluviimine. Piltlikult öeldes siin saalis istub Raivo, kes juba sel suvel hakkab magnetitehase ehitama, eks ole. Raha on läbi õiglase üleminekutele antud, aga esimene küsimus, mida ta igal pool küsib, kus mu spetsialistid elama hakkavad.
kui me pöördume ministeeriumi poole, et millal te alustate selle meetmega, kohe, oodake veel. Moe hariduskompleksiga oli täpselt samamoodi 2 aastat tagasi. Liina Kersna on siin käinud, ütles suve, oodake natuke veel. 2 aastat on läinud, lükatakse edasi. Pärast jälle lükatakse edasi. Ja nende teiste meetmetega on täpselt samamoodi ja põhiprobleemiks on siin see, et meie arust need meetmed peavad olema sünkroonsed. Pillikult öeldes, kui sa annad ettevõtjale raha uue tehase ehitamiseks, siis paku kohe need muud võimalused. Elamufond, infrastruktuur ja muud asjad. Nii et jah, meie arvates puudub siin lihtsalt kompleksne lähenemine ja otsuste järjepidevus. Räägime aga mitte ainult takistustest, vaid ka võimalustest. Meie arvates need võimalused hakkavad tekkima siis, kui me lahendame kas või osaliselt needsamad probleemsed kohad, mis olid eelnevalt minu poolt siin mainitud. Ja lisaks sellele, kui me räägime sellest, kuidas KOV ehk kohalik omavalitsus saab abiks olla, siis meie arvates peab olema ikkagi suurendatud kohaliku omavalitsuse autonoomia. Mõned sammud on uue valitsuse poolt tehtud, vähemalt räägitakse nendest tasudest. Kuidas see saab olema, aga kinnitatud on juba tulevikumuusika. Aga me arvame, et oleks igatepidi õiglane, kui näiteks tulumaksu jaotuse printsiip hakkab toimuma nende, et mitte ainult elukoha põhiselt, vaid ka töökoha põhiselt, sest näiteks siin Narva-Jõesuus, needsamad hotellid või siis elektrijaamad, õlitehased. Hotellides, kui eksi, töötab ainult 5 või 7% Narva-Jõesuu linna elanikest. Elektrijaamades 30 inimest. Kui töötajate üldarv on mitu tuhat, siis meie elanike hulgast on seal ainult 30 inimest. Tulumaks laekub teistesse omavalitsustesse, aga samas inimesed töötavad siin koha peal. Teine suur võimalus on loomulikult ka riigimaade arendamine. Ma arvan, et riik peab siin rohkem meid usaldama. Sa teadsid, et ma alguses hakkan teid sõimama, sellepärast et nüüd hiljem. Sellepärast ma arvan, et riik peab siin meid rohkem usaldama ja need samad maad, mis seisavad siin ja mitte midagi nendega ei toimu. Et siin peab ikkagi toimuma rohkem koostööd. Dividendide osa peab samuti meie arvates rohkem laekuma kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Seesama NFid. Nad maksavad ju riigile tohutult suured dividendid ja kohalik omavalitsus ei saa sealt mitte midagi, rääkimata teistest ettevõtetest. Ja meie arvates läbi muudatuse seaduses ettevõtlus peab muutuma kohalikele omavalitsustele kohustuslikuks. Siis me võime juba rääkida uutest projektidest ja erasektori ja avaliku sektori suuremast koostööst. Ja loomulikult ka koostöö, kui ettevõtted ise saavad kaasa aidata, panustades kohaliku omavalitsuse infrastruktuuri, sest tänase päeva seisuga, kui selline koostöö leiab aset, siis teadusstruktuurid kohe ütlevad, et see on tegelikult altkäemaksu andmine, ei midagi muud paraku. Aga nii palju siis Narva-Jõesuu muredest või regiooni muredest ja meie nägemusest, kuidas need mured või takistused on võimalik ära lahendada juba lähitulevikus. Head koosviibimist teile kõigile tänasel konverentsil. Suur tänu!